No nii, olen siin terminali anklas, kätte hakkab jõudma võistluspäev, paneme bussil paagi täis ja lähen Arti juurde üldse sellepärast, et meil on järgi vale Haagis. Tegimegi Artiga siin Haagise vahetust, et ta käis Matsuuri ajal kinnise Haagisega meil seal rehve müümas ja me laenasime autotranspordiks siis tema Haagist. Respost saab igasuguseid Haagiseid. Nii et tuleb kasuks, kui on sõpru, kellel on lahtine ja sul on kinnine, siis vahepeal saab üksteist aidata niimoodi, et ma lähengi käin Arti juures, vahetan Haagise ära ja siis läheme Viimsisse vormeli järgi, vaatame, mida mehed seal valmistuvad. Täna on neljapäev, et saame boksi püsti panna ja siis juba homme reedel on trennid ja kvalifikatsioon. Milline ilus merevaade, Tallinka laev sõidab mööda, vormel. Täitsa uhke koht, kuule? No, Anti siuke. Anti või? Mis siis toimub, kuule? Autod on põhimõtteliselt valmis. Valmis? Nad ei näe valmis, aga see on nagu see service asend. Tulid sellises ajas, et ma oleks kohe hakanud karu peal lükkama. Aha, no ma saan nüüd ajalt lükata. Aga meil on vind sinna ei peagi lükkama. Siia mahuks ka mitu tükki äkki, kui korrused teha. No kindlasti, see saaks siin 3. Või kui rohkem ise. Mis see gameplan on siis? Gameplan on see, et paneme mingid asjad peale kuskile. Aha. Ja siis mõtleme, et hakkame vaikselt Pärnusse minema ja siis seal lahti pakkima. Aha. Meil see suur buss tuleb ka Tallinnast, hakkab mingi 3 aeg liikuma umbes, 3-4 aeg. See on hästi. Aga seal on kohad määratud või peab ise valima? Sektorid? Julgelt läheme rusikatega. Hakkame vehkima või? Välismaalaste vastu või? Läheb kohe andmiseks või? Tegelikult on eraldatud seal, loodame, et see asi peab seal paika ka. Aha, aga sa tead neid bussimeetreid palju meil oli või? See on 12. Jah. Ei no see mahub. Pikkus ja siis laiust vist ei ole korrigeeritud seal või? Okei. Ja palju meie telgi ajal seal vormelid on siis? Palju meie klubist sõidab? Meie klubist on 6 autot äkki. Ossa poiss või? Punane välk on valmis. Mul on klepse ka kaasas nüüd. Oma toetajad ja sponsorid siin, et siis iga see kleps pidi 5 hobujõudu andma veel. Jah, siis sõidab eest ära küll. Ja õnneks ta lähebki nagu peaaegu vampiira värvidega kokku, et meil on ka see punane, hall, siuke must on teema, on ju, valged ka. Siis me saamegi, mul kombega läheb kokku ja kiivriga kõik, et üle hästi kuidagi, üle hästi jookseb kõik. Sattus. Aga mis upgrade'e veel tehtud sai siin siis või? Midagi leidsite ka peale seda trennipäeva veel või? No okei, põhja panime alla. Nüüd on see ground effekt ka jah? Äkki. Siis lülite vaatasime ära, et tagatuli läheb kindlasti tööle. Aha. Siis pidurid siit natuke lekkisid, aga see sai korda. Okei. No põnev. Vaat, mis onu Jaak su möllab või? Tere Jaak! Kõik on pilla-palla. Kõik on pilla-palla või? No see on õige töömehega rahas, ma võin kohe öelda. Siin tehakse asju. Ilu ei ole kõige tähtsam, peaasi, et tehnika töötab. Teeme ilutult. Ilutult, jah. Siin igast huvitatud asju näed. Turbovillid, pilletid, tavalised, võtmed, kõik asjad. Eelmine kord me jõudnudki siin väga suurt seda inventuuri teha, et siia peaks tulema kohe tegema eraldi episoodi. Rääkima Jaaguga, mis tal kõik on siin. Vaim on valmis? Vaimustus on. Vaimustus on või? Vaimutus. Sul seda elevust enam ei teki, et saab võistlema minna või? Kurat, jah, et saaks sõita niiviisi, et ei peaks mõtlema, läheks lihtsalt kurgeks. Niisama või? Jaa. Sa tahaks nagu võidusõitjale, et auto valmistatakse ette ja sa tuled ja sõidad lihtsalt? Nii pole ka huvitav. Ma ei julgeks üldse autoga sõita, kui ma ei teaks, kuidas ta tehtud on. Niipidi, sul võib ikka endal käed ikka küljes olema. Lennuki peale mõtlen ka alati, kuidas lennuki mootori peale. Kui lennukis olen, palju sealt vihusteid on ja... See on see mingi kutsehaigus on see vist? Ei tea, mis see on. See ei lähe üle ka. Ilmselt ei lähe, jah. Kuule, aga mis siis pikka loba hakkame pakkima siis, ega need asjad ise kärusse ei lähe, aga Haagisesse.
vormel peale laetud ja aeg võtta suund Pärnu poole. Transporteriga tuleb transportida vormel kohale, aga autode ajalugu on ju kirju, ühed on paremad ja ühed mitte. Selle jaoks on olemas Car Vertical, et saada teada, mis autodega juhtunud on. Siis mul ongi üks vähe popimi uuem transporter 2009, 2-liitrine automaat, mis on natuke kortsu eest sõidetud. Aga ega need avariid alati ei pruugigi olla ju suured ja et ta ei ole kahjustanud nii-öelda kere kandvaid osasid, vaid lihtsalt on niisugune kosmeetiline, nagu siingi tundub. Aga lihtsalt autode ajalugu on hea teada, Car Verticalist kasutate Vampiro ja sooduskoodi, saate soodsamalt väljavõtted ka ja saate teada, mis autoga juhtunud on. Igal väljavõttel muidugi pilte ei ole, isegi kui pilte ei ole, ta võib näidata, et näed, siin on mitu avariid läbinud Roomas, Rumeenias ongi 2 avariid toimunud. Ja teine asi on see, et on auto andmed näha ja on ka ajajoon näha, kus auto on siis näiteks läbinud tehnilise kontrolli, mis riikidest on olnud ja nii edasi. Et siis saab ka mingisuguse aimduse juba, et kuidas auto on liikunud läbi Euroopa ringi või ei ole just. Ja selle kohta saate juba siis ise analüüsi teha ja hinnangu anda. Kasutage Vampiro ja sooduskoodi ja vaadake Car Verticalist järgi siis oma auto ajalugu, kas tulevase, olevase või minevase. Kõik lingid leiab alt ka. Pärnus kohal, me oleme ennast üles settinud. Vaata, mis ma leidsin sealt. Pitlane'i pealt leidsin lihtsalt. Rehvid, vähe kasutatud äkki. Ega me siia nalja tegema ei tulnud. Ikka uued rehvid peavad panema või noh. Teise mehe vanad, Kareli uued. Need on hästi sisse sõidetud. Nüüd me vaatame, et need sobivad ka siia. Mingid võõtku pidi vaatama. 2, 4, 5. 2, 4, 5, 7. See 5, 7. Aga see on sama vist, aga need on natuke kõrgemad. Nad on samad suht. Tundub, et suht samad. Oh, Pirelli. Piisiirod või. Oh, kus nendega hakkab nüüd aega tulema. Mis siin on siis? 200. See ongi 200. 540. Jep. Noh, Tim. Ootame siis teised ära ka, teised laekuvad, et näed. Meie see driftibussi boks on ka näed siin nüüd üles laotud ilusti. Siia tuleb 6 vormelit. Meil on 6 liiget meeskonnast. Ma kuulan nüüd klubisse sinna. Aga ma isegi ei tea täpselt selle klubi nime, ma pean meenutama, mis asi see oli. Jaak Kuul Motosport või midagi. Aga tähendab, ässad tulevad ise kohale. Siis räägime, kellega ma siin meeskonnasiseselt võin võidu sõita ja mitte. Ja kas on team orderid ja särki-värki ja kes see siin team boss on ja kõik. Nii et läheb põnevaks. Täna siis neljapäeva õhtu valmistume. Nii-öelda võtta rehve vaja minna vahetama. Reede päev on kätte jõudnud. Vaata, me õpime seda vormelit tundma, et me poisid tõmbasid Legok selle.
rattad alt ära, need viidi vahetusse. Nüüd näitame siis lähedalt ka vaata, et mis kõik vaja teha on. Et ma ei tea, pidureid on õhutada vaja alati vist peale sõitu. Siis Karel käis Race Office'is, võttis transponderi, see on siuke asi, see käib sinna teisele poole, tuleme näitan. See mõõdab siis aega väga täpselt, näed, see pannakse siukse koha peale siia, selle jaoks on autodel paigaldatud spetsiaalne klamber, see käibki siia vahele, klõps ja käib splindiga kinni. Selle splindi saab hästi läbi käe lükata näppu ja siis on problems, et see ära ei kao ikkagi, et kõik ajad ikkagi mõõdetud saaks, kõik sekundid ja tuhandikud. Ja siin ongi see Lada 1.3 mootor Karpaga. Nagu me rääkisime, kenekat ei ole, ainuke, mis voolu tarbib, on siis süütesüsteem jagajaga pool tahab voolu saada siis ja põhimõtteliselt starter ja aku pannakse iga kord ees laadima, hästi väike aku laadija, krokodillid on seal küljes, peale igat sõitu laeb, liitium aku kerge, tulekustutussüsteem on isegi ees olemas. Mis on käigud, mis käivad tagurpidi, näete, 1 R on siin, 3, 4, 5, noh näete, mul on see tabloo pandud. Eks autost sisse välja ronimine on ka siuke omaette protseduur. Nii, ja nüüd käivadki ettevalmistused. Mis teete? Käikus on vahetada siin paar. Ja see on käiguvaastik. Aga siin on see vedru lahti. See tuleb kokku panna ehk kuhugi. No see vist peaks minema siia. See peaks seal käima vist, jah. Juba midagi remonditud jälle. Ega mehaanikud peavadki olema teravate silmadega ja autot kontrollima ja vaatama, mis siit igalt poolt näha on. Vett on. Küllad hakkame ka vahetama. Lisakilo. Noh, lõika ära see. Lisakilo plastmits, korredi 0,20 grammi. Ja lähme vaatame jõujaama boksi siis, kuidas vormeri rehve vahetatakse ja paneme tasakaalu ka, siis rooli väriga. Küünalde kohta ma küsin, kas me vahetame ära või mitte. Racing küünlad on ka meil olemas. Et kui kuuma ilmaga peaks juba need panema. Kui väga soojaks täna läheb, siis peab kuumemad panema. Jaa, aga ilmselt ei lähe. Aga küünlavahesid te ei tee või? Need on originaalid. Ei ole vaja olnud. Kui sul uued küünlad on, siis ei juhtu no selge. Ega midagi, ma arvan. No siis praegu ei näpi äkki. kütust äkki poisid mulle. Joo. Äkki. Suula tuleb, ikka pole. Tehniline ei nõudnud ka õnneks. Ei pannud tähele vaata on. Ta pilgutas silma. Õnneks teil on. Kuule, aitäh. Ma võin laenata. Aitäh. Nii, pane siis vasakule. Sa oled kuldklient juba. Ja ma olen püsiklient puksiirimised. Ma jään kütet kokku niiviisi. No nüüd jäi järgi, noh. No küsime oma aega. Kas see on ka lahti kõik? See oligi nii või? Polt on puudu või? No oot siis. Kuule, selles on probleem üks. Ma räägin, mingi muu asi. Milles? Vaata.
vibratsioon. lahti on siin. Polt on puudu ka üks. Veris polt. Jah. On kõik lisaõhud ja lisakütused ja kõik asjad siis ühesõnaga. Ja homme. Lapik kruvikere. Ulme teema. Seda pole kunagi kasutatud. Brand new on lapik. Miinus pole kunagi kasutanud Paako miinust. Ainult mingi asjadel lahti toksib. Heeblina. Ühe trenni sain sõita, siis tegelikult ju läks hästi veel paremini. 2.28 panin kohe. Ma ütlen, rehvi rõhku vist oli ka palju, ma arvan, natuke mul. Ja siis, ma ei tea, enne lõppu suri maa jälle, pidin jälle teenust kasutama, puksiiri teenust. Ja me remondime karpat, mingi jama on siin. Karpapoldid oli lahti vibreerinud ja nüüd uputab üle siit. Me näeme, kütust tuleb liiga palju ja käima ei lähe. La siia peale. See peab selle küljes olema, jah. Ja need on ka tüüsid, on kõik lahti. Oi, sa... Tüüsid on ka lahti. Ja, need on kõik. We have a problem. Vaata, kutsume spetsialistid vaatama, jah. No kurat. Lihtsalt mul on hea meel, et see pill hakkab veel paremini edasi käima. Ma arvan. Me ikka top 3 hakkame sõitma varsti. Praegu ma olin 6. kohal. Nagu trennis. Katkise karpaga. Aitame neid paika. See tükki... Ei näe, see on selle jaoks. See ujukt on puruks, jah. Ma ei tea, kuidas see kinni peab jootma siia selle kinni või. Ja need on ka lahti, need vaata tüüsid siin, need 2 tükki. Need olid täitsa lahti. Täitsa logis. Ja tihend on ka tegelikult ära. Tüüsid saab kinni keerata, aga ujutki saab ära vahetama. Selle välja lükkunud üle, kui näe, see liigub või see. Midagi teha ei ole. Vene värk just. Must ja jussi põletab. Nii on. Ja mina mõtlen, et seda keelt peab painutama ikka. Keelt, alumist keelt ju see lükkab. Seda on vaja painutada, see on, võib sama jääda. Aga ma ei tea, palju mul nüüd pajutas. Saame teada. Aga lükkagi hoia teda vastu ja siis pumpa lihtsalt. Aga lihtsalt ongi küsimus ka, et kas päriselt kütus ka tuleb. No ise asi ongi see, äkki peab startima. Äkki peab natuke liigutama autot korra käiguga. Tuleb. Niimoodi, et tuleb. Nii tuleb, vaata, jah. Nii tuleb. Nii, vaata, ma panen paika. Nüüd tuleb kütus peale. No nii, proovime. Mis teeb nüüd? Panen. No, ma õrnalt julgen vaadata siin. Karl, mis teed siin? Asju teen. Läheme kvalifikatsiooni. Vaatame, kuidas Karli karpaseade töötab siis. Mis panid? Mis seade panid? Kvaliseade panid. Kiire seade kvalile. Sitaks hea. Seade on kinni. Ja kui esimeseks ei tule, siis on sõita süüa. vormelid number 7, number 5 Kaia Lahker, 28 Messari Virtala, 32 Ingrid Rukuls, 8 Robertson Moors, 67 Antoni Lapovski, 56 Ireneus Mokritski, 61 Robert
show või? kuidas oli, käis paremini? Altot küll käis paremini. Nüüd jõudis isegi nagu tihti. Ma ikka panin normaalselt slaidiga ühe, panin ikka, vaatasin, kas nüüd lähebki spinni ära või. Op, tuli tagasi. Nagu pidurdamisel panin kolmandal liiga vara, vaata, oogi maha pidurdanud, rattad tõmbas lukku ja siis läks. Aga ei läinud spinni. Ilmselt stardis saab parema stardi kui teine. Eriti kui vihma. Miks nii? Ma pean vihmuga sõita saadki. Sest see on nii palju kergem. Kiirendab nagu ära. Tal on niisugune ülekanne ka, et ta ei mängi maha. Meie sõiduks näed on isegi Vikergar välja tulnud, et seal raja peale kuskil rahapadase tuleb üles otsida. Pidi olema, vaata, mõlemas otsas on, siin on mitu Vikergaartli. Nii täpselt sai kvali tehtud, et põhimõtteliselt ruudulipp oli ja luugid lahti. Nii et paduvihmaga tulime maha veel sõitsime siis. Aga päris kena vaade. Ja ega see ongi nüüd tänane päev on läbi. Lähme bussi või? Vaatame, kuidas need kvalifikatsiooni tulemused jäid siis, kuhu ma jäin oma klassis ja kuidas teistel läks. Ja homme vaatame siis selle klubi üle, kuhu klubi me kuulume, kes kui palju sõitis, kellega koos sõidame, siin on 2 erinevat klassi, kellega mitte. Nii et põnev, aga nüüd ajad. Tere tulemast Vampiire võidusõidu vormelikooli. Meil on siin tabel parimatest sõitjatest ja vaatame, kuhu Karel platseerus. Sõiduõpetaja ise on jäänud siin 9. kohale. Aga kui me vaatame nüüd süvenema asja, siis meil on siin 2 klassi. Historic Open ja siis on Historic E. Mina olen E-klassi, Easter. See tähendab seda, et kiiremad poisid on Openis meil. Aga näed, mõni Historic ikkagi meie meeskonna liige näed siin või klubi liige saab ka nende vastu. Aga kõige tähtsam, loeme ära mitu võistlejat on minu klassis siis 1300 Easteris 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ja Karel jäi neist 1, 2, 3, 4. kohale ja 3. kohta lahutab tegelikult väga vähe. Need tuhandikud ma saan kätte, nii et teoreetiline võimalus on ikkagi, ma ütlen need kuldsed saada. Poodiumile tulla, kui tähtede seis on õige, masin kestab, siis võib-olla sõiduga ma võtaks Rauli ära või? Teisi mehi ma vist ei püüa, nad on juba liiga kiirem, siis minu klassi oma on 25. Ja siis tuleb Sten ka 25. Ja ma panen siin siis 28, 6, 9, 5. See on ka isiklik parim siis üldse selle vormeliga sõites nüüd üldse vormeliga. Et trennis ma sain 28, 8. Et tegelikult auto lippas paremini peale seda karpavärki. Nüüd on alt otsast rohkem torki ja ma sain ta närviliseks ja slaidima ka juba rohkem. Ma isegi oleks oodanud ajaparandust nagu sõidutunnetuse järgi veel rohkem. Mingi sekundi, 27 sisse saaks, oleks vägev. Et ma ei tea, mis see rekord üldse siin rajal sellega on, aga see on ilmselt kaugel, see on mingi 24-ga vist. Ja ilm homme, lubab vihma. Vihmaga ma pole ühtegi ringi saanud teha, nii et ma ei tea, mis kaos see võib tulla. Aga loodame, et äkki on kuiv. Nii et homme näeme ja vaatame, kuidas meilt ilmatark vastu võtab. Karl tuleb üllatusega. Vaata. Vampiiroja tiimile, kõige ägedamale tiimile, #Vampiiroja. Et siin on mingi kiri veel. Liida pagari ärive. Tasuta juust on näinud hiirelõksus. Nii. Oled veel... Simsalabim, me ei ole veel sisse vaadanud, vaata nüüd meie hommikusöök. Nädaki. Oma! See on kõige maailma suurem kaneelirull üldse ju. Kurat, ma ei tohi süüa enne võidusõita, pole paksuks ju. Mis nüüd saab? Ma söön ise siis. Oota, ma söön ka ikkagi. Täna ei tule sellest võidusõitmisest midagi välja. Esiteks sajab vihma ja Karel tegi ennast eile peale kvalifikatsiooni lombakaks. Vihmas ja selles mõttes, et kui me eile seda ajatabelit vaatasime, siis ma unustasin nagu rääkida või siis ei olnud valu nii hull. Ma lükkasin eile vormelit ära Parkfarmest. See on see kinnine parkla, seal autod peavad seisma, natuke aega vihma käes seal ootasime. Ja siis selle vormel on kuidagi nii lühike, et ma lükkasin seda ja mul see parem jalg jäi sinna ratta alla. Vormel tegi kick-grip hüppas üles ja nüüd mul on siit paistes see suur varvas ja kõik siit. Ja see on gaasi ja piduri jalg. Gaasa käib kergelt, pidurit on raske vajutada, seda pole järgult vaja, see kiiruse surm. Nii et vaatame, kuidas ma hakkama saan, selles mõttes ma ei tea, vaata. Panen siin ibumetiinid valuvaigestit sisse ja pisar silmis sõidan selle vormeliga. Kui vaja on, kurat, sõitmata ka ei jää. Nüüd hakkame
liinapirukut sööma. Haapsalu maantee 37, kes Pärnus on, mingi vaadake. Soe. Njam. tahad valuvaigistit ka või? ja mõned minutid veel pärast mida siis on vormelid valmis rajale minema. Päike on igal juhul väljas, rada kuivab meeletu kiirusega. Nimed nagu Suvemaa ja Lähker ja Aulik on võidusõidu jälgijatele juba päris tükk aega tuttavad ja teravam silm näeb, et ka sellisest moodsamast nooremast autospordist, nagu seda on drift, on meil üks sõitja, nimelt Karel Piiroja vormelil number 89, siis on oma ringraja debüüti tegemas. On selline tõeline liikuv muuseum meil siin Porsche ringil esindatud ning no tore on näha, et see sõitjate rivi ikkagi sedavõrd pikk on ning nende vanade ajalooliste autode eest siis sellisel moel hoolt kantakse. Ja on autod nüüd minemas soojendusringile. Muuseas, parimalt kohalt startiv Suurbritannia kodanik Robert John Moores on muuseas 76 aastat vana. Aga igal juhul on nüüd autod stardiruudustikku naasmas. Soojendusring on tehtud, rajaoludega tutvutud ja on siis rajal nii-öelda 2 võistlusklassi, aga autod ise on ikkagi ka väga-väga erinevad ning erinevatest ajastustest lausa. Ja foorituled on süttinud ning start on antud. Ja tundub, et esimestest kurvidest tuldi läbi kadudeta. Robert John Moores juhtimas siis vägesid. Ja rääkides Estonia 21, siis no tegemist võib-olla kõige tuntuma vormel Estoniaga üldse. Selle autokonstruktoriks oli legendaarne Raul Sarap, samuti ise võidusõitja. Nii, aga number 57 Sten Suban on siin tulnud tõsiselt pikaks pidurdama teisi ja põrkas ka kokku teistega või juhtus selle masinaga midagi, et ei saanud seisma päris nii kiiresti, kui oleks ta soovinud. Igatahes Raul Aarma number 42 ja Karel Piira number 89 omavahel seal olid võidusõitu tekitamas, kui sinna sekkus Suban. Nii, ja tuleb uuesti see kaader. Ja ripsamisi vist isegi mõlemaga. Ja paistab, et jah, Piiroja seal oli sunnitud ühe koha veel ära andma, kas see võis olla Ireneus Makritškile. Turvaauto on samuti läinud rajale. Stardi-finiši sirgelt näeme ka sirge lõpust sealt, et on üks neist paistab olema Karel Piiroja ja kas see on Asmo Aulikuga käib neil kemplemine. Üldarvestuses siis 6-7 koht. Näeb täpselt ette.
ja Valeris Urbans, tema siis Estoniat tänase selle sõidu kiirem ja autoks Estonia 21.10. Aga kui me vaatame nüüd vormel Estoniat paremusjärjestusele otsa, siis Valeris Urbans Karel, tahad head uudis ka või tahad halb uudis? Kõigepealt halb ja siis hea. Kõigepealt halb ja siis hea. Halb on see, et 4. sõid. Hea uudis on see, et 25-88 sõid. Oba, päris hea jah? Su isiklik rajarekord. Aga hea uudis on see, et sai 4. kuna vormelimeeste poodiumit Kuradi Asama, ma mõtlesin, ma ei lase tast mööda ja ma jõudsin järgi sellele ju. Ma jõudsin järgi ja siis ma panin mis shift'ine. 3. asemel läks 5. Rauliga täpselt sama aega, et järgmine sõit on lootus kätte saada see 3. ikkagi. Ja aga Karel, kui sa oleks kohe tulnud 3. siis need vormelimehed oleks vormeli ära võtnud. Ja koju läinud, ära pakkinud. Karel, on ikka see kulunud see pill ja siin ma näen häda. Tuleb mingi drifti vend hakkab lammutama. Nii kaua, kui see pill kaua, kui sa kurvi lähed, siis jõud ära ei kao. Ei on, puristab jälle. Sama nagu, kui nüüd on väga paljudes kurvides, seda karpat on vaja timmida ikka. Siis ma sõidan veel kiiremini. Praegu puristab, alt ei tule üldse üles. Eile ei olnud seda. Eile ei olnud jah, keegi on öösel timminud, meil on meie vorm. Ei no päris äge on ja 15 mitt läks nii kiiresti, ma ei saanud arugi, no safety car oli ka 2 ringi. Vahepeal sees oli safety, keegi seisis. Ja see oli, siin oli spin oli. Siin oli ees. Konkurent tuli vaata mul siin märki otsima. Et ma sõidan liiga kiiresti, et keeravad mul süüdet siin maha, et ma aeglasem oleks, et ma 3. kohta ei saaks. Kuidas ta sul kurvides pidas? Kurvides peab hästi. Et ei läinud nina ära, ei olnud üle ega Ei no nina ma saan libisema ikka selles mõttes. Arvad, saab midagi teha veel? Noh, see stabika saab muuta jah. See taga on kõige pehvem praegu, mida peab vihma seada. Eest on jälle suht jäikikest, et siin palju ettepoole minna ei saa. Okei. Said üle, mis sa surud seise kätte? Jah. Aga mis siit näha on siis? Praegu see kollane, siis siin vahel on mingi auk või märk on siin taga ka veel. Vaatad, kas need on veevalajad. See märk peaks olema, näed. See, kas see sälk äkki sellega ja siin? Jah, mis tegelikult seal paistis küll. Aga midagi on vale. täiesti vale. Ei tööta midagi nii. No nii, esimene minu reis, debüüt on tehtud, siis nüüd on ilm on jahtunud, mina olen jahtunud, olen aega olnud analüüsida, et kuidas meil läinud on siis. Et meil on see telgialune tegelikult suur, ehk mis tähendab suur vormel ja väike vormel, seda vaatame. Lihtsalt on aru saada niimoodi, et suur vormel on see, millel on 4 trompetit seal külje peal, nad on risti pidi niimoodi, Weberid. Ja väiksetel on näed püsti, 2 tükki torbikut paistavad. Ehk praegu väiksed on kodus. Siin 1, 2, 3, 4 tükki. Ma kuulun siis Jaak Kuuls Motosport klubisse. Ma ütlen raudselt seda valesti jälle. Et ma sõitsin siis siin oma tiimiliikmete vastu võidu ka ja näed, üks mees napsaski meil, Asmo Aulik napsas meilt ära 2. koha karika. Karel oli 3. kohale oma klassis nii lähedal. Lahutas mind siis tõesti ainult 0,6 sekundit Rauli vastu. Teine sõit
Raul, hoia alt ära, piirvaja tuleb. Ja tegelikult ma sõitsin ka isikliku rekordi nii ringeaja suhtes kui ka sellele autole, mis sellel rajal, milleks oli siis 1.25.886. Nii et päris hea tulemus siin öeldi, et kui see oleks võib-olla ringrajaga alustanud, oleks ka juba F1-s, et kadunud talent, kes ei ole kunagi üles püütud, et tuleb juba lammutab siukseid aegasid, ja ma ütlen, et karpa ei olnud meil timmitud veel. Karl on seda karpat siin lahti kokku võtnud, ma ei tea mitu korda, ta on juba ekspert. Seal on kõik need kiirenduskruvid ja tüüsid ja oi, me oleme nii palju targemad nüüd. Siis meil on tiimis ongi Jaakul, kes läks rajale ja tema sõidab suuremas klassis, siis tema poeg Taavi Kuul sõidavad siis isa ja poeg ühes klassis. Ja siis meil ongi veel Erki Ots siin, kes sõidab ja Sten Suban, keda te olete juba näinud ka siin eelnevates osades kõik. Et siuke vägev värk on niimoodi, et Stenil juhtus esimene sõit avarii, sealt natuke murdusid asjad ära. Et nüüd saadis auto korda, muidugi jah, nüüd järgmisse sõitu mul oli üks konkurent juures justkui, siis ta on ka kiirem tegelikult kui mina äkki. No, peaks olema teoorias, aga ma ei tea, kuidas mul karpa lippab nüüd rast. Et võidusõidus on kõik võimalik ja võib juhtuda. Nii et vaatame, kuidas meie teine sõit läheb siis. Põõglad pihku, kas siit tuleb ka esimese debüüdi karikas või on siis, kui on siiamaani ülesmäge läinud, siis äkki nüüd tuleb see stabiliseerumine toimub. Ja foorituled süttivad, 5 tükki neid nüüd põleb ning start on antud. Kuigi tõepoolest, siin on ikkagi 30 nende auto vanuse vahe, et siis Virtala kasuks justkui. Ja Asmo Aulik hakkab indulisrukutsest mööda pressima ja lähebki viraažist välja kiirendades, siis hakkab minema oma teed, samas nüüd Rukuts jällegi paneb vastu. Kellele lisaks siis väga uhkene karikale, mille arvasimel ulatab ka terminali poolt tingitud 100 eurode väärtuses kütust, nii et puha täiega kindlasti kulub marjaks ära. Palju õnne! Ja tundub, et praegu on Urbans siiski läinud oma teed. Aga eelviimasse kurvi pidurdas ta nüüd plokki. Kas sealt võis nüüd saada mingisuguse eelise Asmo Aulik? Nii see hetkel tundub, et ei ole. Tegemist on sama modifikatsiooni vormel Estonia 21-10-tega. No nii, ja Rob Morsi auto väidutab tuleleeke. Loodame, et see on ikkagi summutist tuleb liigine kütus, paistab, et nii on ja korraks tahab see vaibuda ja siis jätkub uuesti päris agressiivselt see lõke seal. Ja tundub, et siin on olnud jah mingi natukene suurem kokkupõrge. Ja siin meile nüüd kordus pilt. Nii, õlisuits sealt summutist paistis ja 89 on see. Karel Piiraja auto on see hoopis.
vasti seda madistamist saame nüüd näha, kui turvaauto rajalt peaks lahkuma. Siis loodetavasti neid minuteid ja ringe jääb nõnda palju, et saame näha, mida Rob Morse siis korda suudab saata. Esimeses sõidus Rob Morse edestas Nestori Virtalat 3 sekundiga umbes. Ehk siis see tempo ülekaal ilmselt siis säärane pole. No ilmselt järgi jõuab, aga kas nüüd ka mööda saab, see on hoopis teine lugu. Jah, sest et ees on päris mitu konkurenti. 2 konkurenti, kelle parim ringaeg on 1.27, 2 konkurenti, kelle parim ringaeg on 1.25, no nendele järgi jõuda ei ole raske. Ja mida nüüd teeb Nestori Virtala? Pettunult lööb kätega vastu rooli, tundub, et masin on järgi andnud, ülejäänud konkurendid täidavad selles mõttes võistlusmäärustikku, et turvaauto ajal mööda minna ei tohi. Samas Virtala ilmselt, nii, nüüd ronib autost välja, see võiks olla märguanne teistele, et see auto on koostöö lõpetanud, ehk et võib ilmselt mööda sõita, liigub ise ohutusse kohta piirde taha ja see võiks nüüd olla number 32-le Indulis Rukutsele märguanne, et no purunenud autost, tühjast autost rajal ikkagi võib mööda minna. See on selge jah, et oleks praegu aeg nüüd päriselt ülejäänud masinatel liikuma asuda. Vastasel juhul on meil siin tekkimas mingisuguseid tehnilisi probleeme veel ja veel. Ja punane lipp on välja pandud, võistlus praeguseks on katkestatud. Eks näha ole, kas kordusstart tuleb või ei tule. Aga noh, eks ta avalik saladus on, et kell 8 hakkab meil lähenema. Ja kell 8 siin Pärnus on suhteliselt range piir. Stardikaare peal on kirjas Race Finished. Ehk siis see, kas tulemus läheb viimase ringi tulemuse järgi või pannakse mängu samamoodi kvalifikatsioon, see on siis nüüd racekontrolli otsus. Ma ei tea. Ega 2 ei jää ilma 3-ta või? I think the engine has a hole. No, selle pildi järgi küll jah, mis ma nägin seal. Karpa sai liiga hea. Karpa sai liiga hea. Küll nad on valged rootsed. Miks? Lahja arvada? Kästi käis selle pärast. Šassia. Vaatame küünlaid, kurat ma ei usu. Miks? Kolmas koht või? Minu lugupidamine. Ei ole. Oota, need ei ole. Praegult on tulemus üles pandud. Jaa, lõpetati vara ju. Ei siis see tulemus, palju õnne. See oleks nagu liiga lamp. Mingid kuradi drifti mehed tulid ja panid kurat vormeli sõitjad ära. See lihtsalt oli see suits oli. Ja suits oli. Ma mõtlesin põlema läheb. Sain küll 5 sekundi otsa välja. Ma saingi selle karika. See oligi nii plaanitud. Ikkagi peab minema häbiga võtma selle vasturi. Mis häbi? Tistis võidusõit. Noh, saad küll kui tahad. See ei olnud niimoodi plaanitud või ma ütlesingi, et I love when plant plans together või. Et mul oligi see, et ma teen hästi 3. kohale sõidan ära ja siis blown engine'i teen suitsukatte ja siis tulebki punane ja teised mähivad ka. Võidusõit reis. Aga seal oli suur segadus, et oligi, ma nägin ka kollast ja ma hakkasin pidurdama, aga mul käis pauk enne seda ära vaata. Ja siis keegi teine suri ka stardisirgel ära niimoodi, et tuli safety car, aga see, kes safety car'i järgi tuli, ma ei tea, mingisugune, ta ei saanud aru seda ja ta jäi seisma keset stardisirget. Ja siis pandi punane vaata, läks ohtlikuks. Mingisugune, ma täpselt seda sündmuste käiku ei tea, Andres ilmselt seal Race Directis teab. Kaua tehtud kaunikene, tänase päeva viimane autasustamine Boden kinnisvara Estonian Grand Prix 2026. Saan aru, et viimane vormelisõit küttis piisavalt kirgi, arusaamatust ja segadust, aga proovime siis kuidagi nii jah, et enne aktuaalset kaamerat saaksime sellega ühele poole. Ja alustame siit siis historik Easter vormeliga ja selles klassis ma ütlen ausalt, minu suureks rõõmuks 3. koht Karel Piiroja. Sai siin 2 sõidu vahel kokku lepitud, et kohtume poodiumil. Mees sõnast ärgas arvest. Ütleme ausalt, lonkab sellepärast, et jäi oma vormeli alla. Ehk siis aeg näitab, kas jääb drift või vormel. Jah.
teine koht selles arvestuses Asmo Aulik. Ja Formula Easter võitja, winner Valeris Urbans. Kui seal on tseremoonia osakond lõpetanud, Grammy jooki läheb ka, siis palun ka Meelis Telliskivi lavale, sellepärast Meelis Telliskivi annab üle ka selles klassis Ants Seileri rändkarika trophy in the name of Ants Seiler, famous Estonian formula driver and engineer. So this is the special prize. So hi. Formula Easter esikolmik teie ees. Formula Historic Open selles klassis samuti võistlejaid korralikult ja esikolmik järgmine place Indulis Rukuts. Milline nädalavahetus kutsusid mind siia? Ma ei oleks elu sees osanud siukseid seiklusi nagu kogeda, mida siin 2-3 päeva jooksul juhtunud on. Ja tagatipuks veel blown engine, mootoris auk ja poodium. Kuidas siuke kõik asi võimalik on? No ega ta muidu ei oleks, kui ma õnnitlesin veel kord. Ma tänan sind kogu südames, et sa tulid, et see on kogu Eesti autospordile ka tohutu vinge reklaam, et tuleb driftimees, tuleb siia, sõidab vormeliga nii kiiresti. See, et autot teinekord lagunenud, see ei ole mitte midagi. Aga see eksirännak, mis käis eriti viimases otsas, see oli küll selline nagu arusaamatu. Aga näed sa, kes on kõva poiss, ikka tuleb võitlena välja, sest tegelikult oli see 3. koht, sa tulid võitlena välja. No drifti mees, ma tahtsingi tossu natuke teha. Natuke tossu ka, aga kokkuvõttes, et sa tulid, et see ei ole ainult nii, et näed, et piiraja tuli sõitma, kõik. Sa tegid väga suure töö ära kogu Eesti autospordi arengu heaks. Miks? See on veel üks asi, et ka teised drifti sõitjad nägid, et on võimalik tulla ringrajale kiiresti sõitma. Ja veel need noored, päris noored, kes tulid vaatama, et näed, sõidad karti, võid minna ükstask kõik, kuhu mingisuguse distsipliini peal sõitma, tuleb hästi välja. Et see suur tänu kuulub sulle. No aitäh, kiidusõnad toivad ka uskumatu. Kõik kiidavad niimoodi, et tõesti, võib-olla ma olen kaduma läinud talent siis, kes oleks pidanud 20-selt juba hakkama tegelikult ja oleks praegu F1 on. See oleks maailmameister, mitte ainult F1. Kurat, siukse pomm uudisega siit intervjuu lõpetamegi. Lähme vaatame seda katkist mootorit ka, kas me saame sealt ka mingit klippi. Veel kord suur tänu. Aitäh kutsumast. Vaatame, mis järgmine aasta toob. Toob, tuled jälle. No milline nädalavahetus, Jaak? Sinu meeskonda toodi siis 4 karikat. Poeg Taavi sul 3., mina 3., Asmo siis 12 kohta. Asmo ületas ennast. Ületas ennast, jah. Ta on ka nagu noor värske sõitja, ma saan aru. Jah, sisuliselt teine võistlus. Teine võistlus või? Ja mees nopib niimoodi karikaid ja nii kiire või? Aga ta ütleski poodiumi mulle ka, et ma vaatasin piira ja tuleb peeglitest lähemale. Ei ole võimalik. Ja siis oli kapum. Kui hull need damage on siis? Mis sa arvad seal? Kui kallis see mootor on? Ei, seda veel ei tea, aga kõik on inimesed tehtud ja inimesed saavad ka ära ka parandada. Noh, kuldsed sõnad. Kuidas endal läks ja ise rahule jäid nädalavahetusega? No, läks võinud ju paremini minna, aga olin 4. ja 5. Kannapust. Selle, jah, ja päris hea aeg tuli alla 20. No. Võiks rahule jääda. No mina olen väga rahul, aitäh võimaluse eest ja kes teab, vaatame selle mootori üle, äkki meie teed veel ristuvad siin. Võistlusi tuleb veel 2 tükki sel aastal. Ahah, nii et pange like, subscribe, kommenteerige ja kas te tahate Karelit veel vormeliga sõitus näha, nii et laduge like, siis ma tean, et teile meeldib. Ükskord siis viimane nädalavahetus siin. Ahah. Ja septembris veel. Septembris veel? Riias. Riias ka või? Ova, Riia on kiire nädal või? No, vaatame, mis need like'id räägivad. Võtame mõnuga. Kepsu ei olegi.
Pole küljes üldse kepsu? Mul ei ole jah. See pani kartust jooksu. Mul kunagi käis keps välja, ma puurisin selle õlikanali läbi, panin sinna epoliimiga toru sisse ja see mootor käis väga hästi, tegi Eesti meistriks lausa. Sel ajal ei olnud neid blokke isegi võtta kuskil. Rääkimata sellest, et lähed poodi ja ostad saale. Ma nüüd aerodünaamiline. Karsten katusel oled nüüd? Ei ole Karsten Paneme propelleriga selja peale sulle. Kuuled või? Opa. Terve lego on siin, kuule. Kõik on olevat siin. Keps ei ole ära murd. Ei ole, see sepistati veel tugevamaks. Peaks Indiasse saatma. Teevad seal korda, jah? Ma ei tea, kuidas nad pooleks oli vänt ja keevitasid kokku. Jah, teevad igast ime asju. Aga nagu salte viga ei olegi, sellest kuumaks ei ole läinud, pigem on see, et on see kepsu alumine polt andis järgi vist. Kepsu polt oleks selle ära tundnud, vaata. Aga praegult lihtsalt aeg sai täis tal sellest nii-öelda targa paberi pealt, et polt ei peagi vahetama. Tehas ei näinud ette. Jah, et ei pea nii piigendi vahetama ega ei pea raamlaagit vahetama. No silindrisse on ka ikka teinud krapsud peale, jah. On jah. Vänt on ka vist ilmselt. No vaat, see on see motospordi elu ja võlu ja valu. Teise autoga oleme saanud kõik sõidud lõpuni. Taavi sõitis 2024 8 võidusõitu kõik lõpuni. Ma sõitsin eelmine aasta kõik 8 lõpuni. See aasta siis nii palju, kui neid sõite on olnud ka kõik lõpuni, et kohe kardad, et millal nüüd see jama tuleb ka. Karel on lihtsalt liiga raske jalaga, need driftimehed kurat reis. Vajutavad ainult reis. Pole, ei ole jõudu, turpsi ei tule taha reis. Jah, aga... No nüüd tuleb uus ja parem teha. Aga siia panda originaalpoldi juurde, mida arpipolti ei saa panna? Ma ei oska öelda. Kui need on olemas, siis siiamaani ei ole kasutanud. Teeme väga mootori või? Ei ole läinud ka polt katki. Ei ole. Jah, nüüd teagi. Vaatame, mis saab siis.